Tere hommikust! Täna on 4. juuni ja Baltic Agro tiim on taas kord külas Erki juures Kivi-Vigalas Tallinnisu põllul Maluunas. Viimasest kohtumisest, mis oli 15. mai, on möödas ligi 3 nädalat ja tuletan meelde, et sel korral me rääkisime hilisemapoolsest herbitsiidi tegemisest, õigeaegsest kasvureguleerimisest, T1 fungitsiidist ning leheväetistest, millega plaanisime korrigeerida elemente, mis siis leheproovide alusel olid defitsiidis. Aga ma tean, et Erki ja Kiti on hommikul selle põllu juba läbi kõndinud ning lähemegi vaatame, kuidas on toiminud herbitsiid ja fungitsiid. Erki, aga millal sa selle umbrohutõrje siis jõudsid ära teha? Umbrohutõrje sai ära tehtud 15. mail, kui eelmine kord siin põllul olime koos. Et me siin juba ennem ka jalutasime põllul ringi ja tegelikult 15. mail siis Sekator OD-ga sai see umbrohutõrje siin tehtud 0,1 liitrit hektarile, et põllul oli kesalill, virna, rapsivarist ja tegelikult võib väga rahul olla selle tulemusega, põld on puhas. Et sellel kevadel on umbrohutõrje efektiivsusega üle Eesti probleeme olnud. Ja peamine põhjus on ikkagi olnud need muutlikud ilmastikuolud, öökülmad, mistõttu herbitsiidid ei ole oma maksimaalset toimet saavutanud. Et oli väga soe, pikk talv, umbrohud olid ka väga intensiivses kasvus, juurdusid hästi, seepärast ma rõhutangi veel kord sügisese umbrohutõrje vajadust. See annab teile kevadel rohkem aega oma töid planeerida ja te saate parema tulemuse kevadisel umbrohutõrjel. Aga kasvuregulaatorite haigustõrjet sa 15. mail teha ei saanud. Miks? Kasvuregulaatorit sai teha alles 20. mail, siis tuli öökülmad. Siin ja päeval ei olnud ka üle 10 kraadi sooja. 20. mail oli päeval üle 10 kraadi sooja ja öösel oli ka üle 5 kraadi sooja. Kuigi 23. mail öösel oli temperatuur 0 lähedal. Õnneks oli paar soojamat päeva vahel, et ei põhjustanud stressi taimele. Tallinnisude õigeaegne kasvureguleerimine jäi väga keerulisse perioodi üle Eesti, sest ilmad olid ikkagi väga jahedad selle tegemiseks. Aga sellel põllul on 0,5 kilo medaksmaksi väga hästi toimetanud, et see kõrre allosa on ikkagi väga-väga tugev. Ja kui me võrdleme nüüd taimikut põlluservast, kus medaksmaks ei ole jõudnud, siis see taimik on siin põllu keskel ka üks julgelt 10 sentimeetrit madalam. Kui me meenutame leheproovide tulemusi mai alguses, siis Eestimaa teraviljades lämmastiku tase oli pigem väga kõrge. Ja nüüd juuni alguses on see tase kas siis normis või mitmel pool isegi veidi madal. See põld on saanud kevadel lämmastikku 220 kilo hektarile ja selle tase on tegelikult selle kuu ajaga ainult veidi langenud, et kui mai alguses oli ta väga kõrge, siis antud hetkel on ta lihtsalt kõrge. Maluunas sordina ei kasva kindlasti nii kõrgeks, kui seda kasvab aada, aga ilma kasvu reguleerimata võib ta ikkagi selline 95–100 sentimeetrit visata. Ja kuna lämmastikku taimedes on üsnagi palju, siis me ikkagi mõtleme teha ka teise kasvureguleerimise. Ja selleks tooteks on terpal kulunormiga 0,75 liitrit hektari kohta. Et kellel nüüd jäi esimene kasvureguleerimine Tallinnisudele tegemata, siis võib samuti mõelda terpali peale. Et terpal nüüd enam ei mõjuta kõrre altosa, aga üldpikkus ta ikkagi võtab vähemaks ja seetõttu on taimik sügisestele tormituultele ja vihmahoogudele ikkagi lamandumiskindlam. Terpali tegemisega me kindlasti pritsimispäeva hommikul veel paneme pead kokku ja mõtleme, kas me seda kindlasti teeme, sest tegelikult on 2 nädalat sellel põllul juba olnud põuda ja kui vahepeal nüüd vihma ei tule, siis tõenäoliselt me ikkagi seda terpalit ei tee ja taimikut stressi viima ei hakka. Tallinnisul on lipuleht 5 sentimeetrit juba väljas ja mõne päeva pärast on teemaks T2 fungitsiid.
Kiti, kuidas siiamaani on Allegro Super toimetanud ja mis siin T2-s fungitsiidiks tuleb? Jah, et nagu Erki ütles, 20. mail ta Allegro Superi koos kasvuregulaatoriga ära tegi ja sellest on nüüd möödas 2 nädalat. Ja tegelikult taimik on väga ilus puhas, et talinisu puhul ongi oluline, et hoida rohelisena just lipuleht ja 2 järgnevat lehte. Ja kui vaadata nüüd neid alumisi lehte, siis me näeme, et natukene on siin helelaiksus ülespoole ronimas, et seepärast kindlasti on see haigustõrje vaja nüüd hiljemalt 5 päeva pärast ära teha. Ja miks see nii on? Hetkel on väga soodsad temperatuurid, nii helelaiksuse kui ka pruunlaiksuse levikuks. On lubatud ka sademeid järgmisteks päevadeks. Seepärast kindlasti ei oleks mõistlik oodata, vaid korralik kaitse ära teha. Eile just lugesin Jõgeva Taimekasvatuse Instituudi monitooringu tulemusi ja valdavalt Eesti põldudel on enamuses pruunlaiksus ehk TTR, aga kindlasti ei saa alahinnata ka helelaiksust ja kindlasti sellistes oludes võib ka jahukaste nakkuda. Ja me oleme nüüd plaaninud siia järgmisse ringi sellise uue fungitsiidi nagu Revitrex, mis on siis täiesti uus toode ja sai registrisse alles selle aasta alguses. Revitrex sisaldab siis täiesti uut asooli, revisooli ja STHI toimeainet fluksapüroksaadi. Ja nende 2 toimeaine kombinatsioon tagabki väga hea kaitse just nisu lipulehes nakkuvatele haigustele, mida ma siin eelpool juba nimetasin. Ja me oleme plaaninud siia teha pritsimise 1 liitriga hektarile ja see peaks nüüd olema piisav, et siis kuni valmimiseni need haigused siin kontrolli all hoida. 3 päeva tagasi saime ka värsked leheanalüüside tulemused ja põhieelementidest jäi vajaka kaaliumist ja seda lipulehes on kindlasti mõistlik juurde anda, aga üllatuslikult jäi veidi madalaks ka fosfor, et sellele me tähelepanu pöörame pigem taimede kasvu alguse poole, et mis sina, Ene, arvad, kui lipulehe faasis ikkagi fosforit natuke on vähe, kas siis on mõistlik lehe kaudu fosforit juurde anda? Ja lipulehe faasis võib küll veel fosforit juurde anda, sest fosfor on ka hilisemates kasvufaasides vajalik. Taim vajab fosforit läbi kogu kasvuperioodi, sest fosfor on taimele energiaallikaks ja lipulehe faasis saame ka veel toetada fosforiga toitumist. Fosfor on väga oluline ka õitsemiseks, saagi moodustumiseks, isegi proteiini siis kvaliteedi seisukohalt tähtis, proteiini sisalduse seisukohalt. Fosfor on ka saagi ühtlase valmimise seisukohalt oluline element, et me võime kindlasti fosforiga taime pritsida veel siis lipulehe faasis. No sa mainisid, ka kaaliumi oli leheanalüüside järgi vähevõitu ja kaalium on sama tähtis kui fosfor. Kaalium on jälle taime vee majanduse reguleerija ja ka põuatingimustes, nagu siingi on olnud juba paar nädalat kuiva, see aitab taimel siis seda osmootset rõhku või turgorit säilitada. Ja kaalium on hästi tähtis hilisemates kasvufaasides ja lipulehe faas on just õige aeg veel kaaliumi lisa anda. Ja kaalium mõjutab seda terade täituvust, tuumakamad terad arenevad, samuti proteiinisisaldust. Kaalium reguleerib taimes ka kogu seda süsivesikute ja valkude tasakaalu. Nii et ta on kvaliteedi seisukohalt väga oluline. Ja veel on taimel tugevamad varred, kui taim on hästi kaaliumiga varustatud. See tähendab ka lamandumiskindlus on parem. Erki on plaaninud siin põllul siis seda lisafosforit ja kaaliumi anda sellise NPK veeslahustuva väetisega nagu Nutricomplex Platinum
3, 18, 35, sisaldab ka mikroelemente. 2 korral on tegelikult väike kogus boori siia talinisule juba antud, aga viimane leheproov näitas, et see tase on ikkagi veidi madal ja tegelikult ka tsingi tase on veidi madal. Et tõenäoliselt ka need elemendid lipulehe faasis tasuks ära korrigeerida, kellel on samasugused defitsiidid põllul. Jaa, tsink lipulehe faasis on täitsa omal kohal ja kuigi silmaga me ei ole siin kasvuperioodil ja ka täna me ei näe mitte mingeid puudussümptomeid, aga leheanalüüsi järgi on puudus olemas ja see kindlasti mõjutaks seda saaki ja kvaliteeti, kui me siin jätaksime tsingi andmata või boori. Ja tsink on tõesti tsinkkelaadiga, tsink EDTA kelaat, Treitkorp, tsink 0,5 kilo hektarile lipulehe faasis on hästi kiire moodustaime tsingiga varustada. Ja tsink on väga oluline lämmastiku ja proteiini ainevahetuse seisukohalt, et tõstab terade proteiinisisaldust. Ja boori koha pealt nii palju, et boor ei ole üldse teraviljale võtmeelement ja me ei ole boorile ju väga suurt tähelepanu pööranud. Aga viimase 2 aasta leheproovides on valdavalt teravilja leheproovides boor olnud väga madalal tasemel ja sellepärast siiski on vaja natuke sellele ka tähelepanu pöörata. Ja õige aeg booriga lisaväetamiseks ongi lipulehe faas ja boori kogus on muidugi kordades väiksem, kui me rapsile anname, 10 korda väiksem isegi võiks öelda. Ja siia on plaanis ka Erkil lipulehe faasis siis paaki lisada treitboor MO ehk siis boori vedelväetis molübdeeniga, aga ainult 0,2 liitrit hektarile, võib ka 0,3 liitrit hektarile pritsida ja see sisaldab ka molübdeeni ja molübdeeni näitajad on ka valdavalt olnud madalad või madalapoolsed leheanalüüsides. Et treitboor molübdeen siis 0,2 liitrit hektarile läheb siin lipulehe faasis paagisegusse. Nüüd meil on selge see, mis läheb T2 pritsimissegusse fungitsiidina, mis leheväetised sisse lähevad, nii nagu ütlesin, terpal jääb vähekene küsimärgi alla, aga Kiti, kas me peame valmis olema ka õitsemisaegseks pritsimiseks? Jah, kindlasti tuleb valmis olla, sellepärast et õitsemise ajal võib olla meil vajadus tõrjuda teravilja vähikute fusarioosi. Ja fusarioosi nakkumiseks on vajalik kõrge õhuniiskus. Nii et kui õitsemise ajal on niisked ilmastikuolud, siis see fusarioos tõenäoliselt seal põllul ka on. Ja fusarioosi tunnuseks on roosakad viljapead, et väga kerge tuvastada. Aga miks see fusarioosi tõrje on oluline? Ta on oluline sellepärast, et fusarioos tekitab mükotoksiine, mis on ohtlikud nii inimestele kui loomadele. Ja kui on tehtud põllul, nagu siin Maluunase põllul, korralik haigustõrjeprogramm võrsumisfaasist alates kuni lipuleheni, siis tegelikult piisab fusarioosi tõrjeks tavalisest ebukanasoolist või ka metkonasoolist ehk siis Polycurorius 1 liiter hektarile või ka metkonasooli Juventus 0,8 kuni liiter hektarile. Ene, aga kas koos õitsemisaegse fungitsiidiga on veel mõistlik midagi paagisegusse lisada? Me soovitame tavaliselt olla ettevaatlikud erinevate lisaainete leheväetiste paagisegus kasutamisega õitsemise ajal. Mida kindlasti soovitan on Delfaan Plus. See on aminohapete kontsentraat ja see kaitseb igasuguse abiootilise stressi vastu, näiteks kuivaperiood, kui satub olema. Aga häid kogemusi on kaaliumi vedelväetise Final K lisamisega paagisegusse. Ja 2 liitrit hektarile õitsemise ajal ei pärsi tolmlemist, ei tee midagi halba ja soodustab siis just selles viimases kasvuperioodi lõpuosas süsivesikute ja suhkrute sünteesi ja sellega tõstab ka kuivaine sisaldus terades, mõjutab siis just kvaliteeti heas mõttes. Et Final K on täitsa sobiv.
ja need olidki tänased mõtted siin põllul ja kohtume teiega juba koristuse ajal.